Tere tulemast tagasi kuulama podcasti Noored ei viitsi vaikida. Hea meel, et olete ikka meiega. Käime siin erinevates saadetes läbi ühest sisuloojast teiseni ja täna ei ole ka erand, sellepärast et jõuame inimeseni, kes on käinud läbi mitmest erinevast kampaaniast, alustanud oma teekonda juba varateismelisest. Mari-Elisett Tauts. Milline sissejuhatus, tere! Väga viisakas. Kuidas sul läheb? Sügis on käes. Ütleks, et toimekalt, et kooli ja kõikide muude tegemistega on üpriski selline tihe graafik, aga samas mulle meeldib selline elu. Kuidas Halloween möödus? Kusjuures ma eriti seda ei tähistanud, sest ma olin kella 8 õhtul koolis siin kõrval majas suhteliselt. Loengud, jah? Jah, loengud, reklaam. Ja siis ma läksin koju lihtsalt ja sõin Halloweeni teemalisi makroone ja jõin teed. Nii et kuidagi nagu ei pidutsenud ega midagi sellist. Ma eriti peoinimene ei ole ka, seega mulle täitsa selline Halloweeni tähistamine sobis. Rahulik kvaliteetaeg. Ja. Vaatasid sa klassikalisi õudusfilme ka? Ma kardan õudusfilme, mulle ei meeldi need üldse. Mul on nii elav kujutlusvõime, et mul vastupidiselt näiteks mul noormees, kellega ma koos elan, ta armastab õudukaid ja siis ta viib mind alatihti nagu kinno mingeid õudukaid vaatama. Näiteks ma viimasena käisin, vist oli see mingi Conjuring või? Just oli välja? Jaa, oli küll, jah. Ma ei ole ise näinud seda. No ma nägin niimoodi seda, ehk siis jah, mulle eriti õudukad ei meeldi. Ma pigem vaatasin minu meelest esimest stuudiot järgi ja nautisin õhtut kassiga. Kõlab vahvalt. Palju sul üldse sotsiaalmeedia postitusi on draftides praegu? Kas sul on kiire aeg või jõuad ajastada need ikkagi enamjaolt? Kusjuures ma sellel sügisel võtsin endale eesmärgiks nagu tegeleda selle ajastamise poolega, sest et juhtub ikka see, et kui ongi tihe graafik, siis mingid tööd kuhjuvad või tähtajad ja siis mul hetkel praegu draftides, no ma just bussiga siia sõites monteerisin ühte videot ja 2 videot on küpsemas, aga ütleks, et see on selline tavapärane kogus neid drafte, mis mul muidu tavaliselt on. Ehk siis praegu on selline okei aeg. Ma arvan, et jõulud tulevad kiiremad. No see on rohkem piparkookidest ja glögist ja sellest paremast kraamist sisu võib-olla oodata. Kusjuures täna ma mõtlesin selle peale, et võiks hakata varsti kaunistama ja seda sisu ka tootma. Aga ma siin mõned nädalad veel olen sellel sügiselainel ja päris nagu inimesi selle jõuluga üle ei külla. Samas poeketid juba müüvad minu arust septembri lõpus advendikalendreid ja sellest aastast ma nägin vist ka Red Bull ja Pringlesi suuri kalendreid, et kapitalism ikkagi toimib kõvasti. Pigem, ma ise tegelikult haldan nagu Tartus ühel aianduskeskuse Instagrami ja seal hakkasid ka juba mulle vist septembris hakkasid jutud, et et kuidas me hakkame nagu jõuludeks turundama seda asja, et siis mul oli ka mingi mul on alles pumpkinid ja sügis nagu teemas. Ja mul oli täpselt sama. No ei taha neid nunjusid ära visata kohe päris. Mul ka istuvad need laua peal. Sa käisid just reisil minu arust Türgis ka. See oli vaja puhkust sügisest masendusest põgeneda või lihtsalt ammu planeeritud? See oli tegelikult mul Tuusikuga koostöö raames, et ma olin neil reisi sisulooja, ütleks niimoodi. Ja siis selle raames, aga ma ütleks, et ta oli puhkus samuti, sest et vahet pole, kas ma lähen siis koostööna reisile või niisama, ma niikuinii toodan sisu seal, sest see on ju mu töö ja mulle veelib seda teha, et siis ma sain nagu need 2 asja ühendada ja puhata ja tööd teha samal ajal. Ja käisid ka see aasta Poolas ja veel oled minu teada ringi liikunud. Kas ka koostööpartnerite pärast? Ja Poolas oli samuti, siis septembris ma käisin Strasbourgis Euroopa Parlamendis, nüüd ma tegelikult järgmine nädal lähen uuesti, seekord siis Brüsselisse. Esindad noort? Esindan noori ja noorte arvamust, nagu ka teie. Absoluutselt, see on minu töö. Aga lähmegi selle töö ja sisuloome juurde täpsemalt. Minu teada sa alustasidki juba, kui ma õigesti ütlen praegu, sa võid parandada, aga 10-11 aastaselt. Ja kas see hakkas YouTube'i karjääriga? Oi, miks see oli üles tuua? Ma arvan, et jah, nagu tegelikult ma ei ütleks, et algas YouTube'i karjääriga, aga
ma olin täpselt samasugune laps nagu kõik teised minu vanuselised tollel ajal ja kes meist ei oleks vist YouTube'i videosid proovinud teha. Ma proovisin neid ka, aga need ei tulnud eriti hästi välja. Ma mäletan, et tollel hetkel oli see mingi kanad on muhedad ja siis ta tegi mingi nii-öelda dissi video minust või ma ei tea, pani puid ja asju ja siis ma olin ka mingi okei, ma ei tee YouTube'i videosid enam siis. Aga ma ütleks, et ta pigem algas ikkagi Instagramist mul, et ma alustasin siis, kui ju neid mingeid stories idega midagi sellist funktsiooni ei olnud olemas, et olidki lihtsalt piltpostitused. Et hakkasin oma tantsuvõistlustest postitama ja niisama mingitest, ma ei tea, toitudest või kui pere kuskil käisime ja siis nagu see lumepall hakkas vaikselt veerema. Jah, sa oled terve elu ju hoomanud endaga nii palju erinevaid siis tegevusi, trennid, sisuloome, sa oled ju iluvõimlust teinud, on ju, tantsutrennides osalenud. Kas sa oled kunstnik ka või? Üks postitus oli, kus sa maalisid minu teda või see oli niisama? See oli lihtsalt workshop, aga mulle kusjuures väga meeldib maalida. Ma küll ei oska seda väga hästi teha, aga selline loominguline tegevus. See on pigem enese väljendamine. Just. Su esimene artikkel jälle paranda või ära lükka ümber, igatahes leidsin Elu24, kus oli siis kirjutatud niimoodi parafraseeritud Eesti andekam laps, mulle meeldib kiire elutempo, ei viitsi kodus passida ja pole ja poole päevani magada. See paneb mind nüüd väga piinlikusse olukorda. Kuidas nüüd on? Kas samamoodi ei viitsi magada, tahad olla tööpostil ja sulle meeldib, mis sa teed? Oi, see artikkel oli nagu ma isegi ei tea, või nagu ma teadsin, et minuga mingid intekad tehti, aga ma ei tea, mis nagu eesmärgil või mis sealt üldse välja tuleb. Ja siis ma mäletan, et üks päev mul EMS tuligi minu juurde, näitas seda ja siis ma vaatasin seda pealkirja ja juba siis 12 aastat ma sain aru, mis asi see nüüd oli, vaata. Ja siis vaatad neid kommentaarist, mingid, kes see selline mingi Eesti andekam laps on ja mida kõike veel ja no ikkagi kurjad emmed olid seal kommentaarides, kuigi ma isegi ei teadnud sellist nii-öelda pealkirja hakatakse seal niimoodi panema. Aga selle koha pealt, et mulle praegu meeldib tööd teha või kuidas sa nagu mõtled? Jah, et mis see küsimus oligi, et jah, et kui sa selles artiklis mainite pealkirjas, et sa ei viitsi magada, et pigem teeksid tööd, et kas see kehtib siis ka tänase päeval? Jah, sorry, ma vaata, siin mingi käib ringi ja 100 mõtet peas, aga jah, ma pigem vist ikkagi siiamaani olen sellist tüüpi inimene, et ma ei ole kunagi see, kes magaks mingi poole päevani ja siis hakkaks pihta, vaid ma pigem nagu eelistangi vara ärgata, teha kõik hommikused toimetused ruttu ära ja siis nii-öelda omada seda pikka päeva, kui siis magada mingi 10 tundi järjest ja tööd teha mulle siiamaani meeldib. Seda töökust on mainitud ka sinu puhul veel artiklites, et sa olid 5-eline õpilane ikkagi, et sulle meeldis ilusti koolitööd ära teha, olidki eeskujulik ja siis selle kõrvalt tegelesidki trennidega, on ju? No, kes teeb, see jõuab ja selles mõttes, et mul vanemad on alati nagu pannud mulle, või meil oli selline nii-öelda kokkuleppe, et ma saan neid kõiki muid asju teha siis sotsiaalmeediat, trenne või siis mingid muid huvitegevusi, kui mul on hinded korras ja ma arvan, et sealt mul nagu tuli ka see, et ma prioritiseerisin nii-öelda kooli ja haridust enne kõike ja sellepärast nagu ma sain kõike samal ajal korraga teha, et mul oli seal kõik korras. Just tahtsingi küsida, et kuidas su ema ja isa nägid, kas nad tegid samamoodi või erineva vaatenurga alt, et mis järjekorras peaks siis tulema kool, hobid ja sisuloome, et kas nad mõlemad ikkagi seadsid prioriteediks, et sa lõpetad ilusti kooli ära ja siis kogu selle kõrvalt tuleb siis trennid ja siis ikkagi see sotsiaalmeedia tegevus? Ma ei ütleks, et nad oleksid nagu olnud mingid väga karmi käega ja olnud niimoodi, et ainult 5 ja asjad, et ma ei olnud nagu, põhikoolis ma olin suht 5-eline, aga gümnaasiumis mul oli seal selles mõttes igasuguseid hindeid, aga ma ikkagi hoidsin korras ja ma pingutasin niimoodi, et ma saaksin sellise tulemuse, et ma oleksin rahul. Ja nad ei ole nagu olnud sellised, et nad nõuaksid mult ainult mingeid 5 või ma ei tea, kuldmedaliga lõpetamist, aga nad lihtsalt tahavad, et mul oleks seal kõik korras, mul oleksid tööd tehtud ja nii-öelda õpiksin seda ajaplaneerimist ka. Ja tegelikult see prioriteetide järjekord mul kuidagi sujuvalt tekkis iseendale, et kõigepealt kool ja peale seda tulidki,
ma nüüd ei oska panna, kumb on teine, kumb on kolmas, et kas siis sotsiaalmeedia või siis mingid trennid, aga nad olid suhteliselt võrdsel tasemel ja ma üritasingi kuidagi balansseerida neid mõlemaid, et ma jõuaks kõigega tehtud saada. Kas sa jõudsid üritustel ka käia? Ma ei tea, kui palju teismelisena saab ringi käia, eriti klubidest on ju, need vist võib välja jätta, aga kas sul oli sotsiaalse elu jaoks aega käia kinos ja sõpradega sünnipäevadel, kõik see? Jaa, selles mõttes, et kui sa tahad midagi teha, siis sa leiad tegelikult ju selle jaoks aja. Et ja mul selles mõttes ma olen hoidnud enda nii-öelda sõprade ringi alati kuidagi nii-öelda väiksena, et on päris paljud sõbrad, kes on mult väikses peale nagu olnud ja ega ma ei ole selline, et mul oleks nagu mingi 100 sõbrannat ja sõpra, et siis võib-olla selle tõttu oli ka lihtsam, et sünnipäev oli tunduvalt vähem, kus käia või sõpru, kellega kinos käia. Võib-olla see paistis paljude jaoks välja, et sul on just palju sõpru, sellepärast sul oli palju jälgijaid tuhandetes juba sellel ajal, kui sa olid võib-olla 13, aga kui palju sulle kirjutati üldse direct message ütesse, et nagu mis oli see põhiline sisu? See oli päris mitu aastat tagasi, ma ütleks 6 aastat tagasi vist. Ma nii päris täpselt ei mäleta, aga ma mäletan, et tollel hetkel, hästi palju oligi seda küsimust, hakkame sõpradeks ja siis ma mäletan, et kui ma alustasin, siis mul ema päris nii-öelda tihti hoidis mul silma peal nii-öelda nendel Instagrami sõnumitel, et sinna midagi sellist ebasündsat ei kirjutataks ja tollel hetkel tegelikult vist ma ei ütleks, et oli nagu probleem otseselt mulle, aga ikkagi mulle tuli vahepeal selliseid mitte just meeldiva kontekstiga sõnumeid. Ja õnneks, kuna mul ema hoidis vaata silma peal, siis kõik sai ilusti ära lahendatud. Ja väga palju heiti ma mäletan, et ma ei oleks saanud. Pigem lihtsalt olidki mingid, kus sa seda said või mis sa soovitaksid või hakkame sõpradeks, et selline pigem süütu. Kes olid sinu tolle aja eeskujud, kui sa alustasid sisuloomega? Sul on selline hästi esteetiline sisu, kus sa väärtustadki, ongi nagu clean girl aesthetic või siis vähemalt praegusel hetkel näen, aga kes su eeskujud olid? Ma arvan, et tollel hetkel üks suurimeid vähemalt Eestis oli Liisa Leetmaa. Ma käisin mingi väiksena tema juures kulmudes ka ja siis ma kuidagi suhtlesin temaga tollel hetkel ja ta tundus, siiamaani on selles mõttes üks eeskujudest, et mulle, et ta teeb väga ägedalt oma asja, on selline isikupärane. Loora Iksoo ka või? Loora ka, aga isegi ei oska öelda. Ma lihtsalt nagu naudin tema sisu vaatamist ja tal on hästi omapärane nagu stiil, mida ta teeb ja viljeleb. Aga ütleks niimoodi, et natukene Loorat ka, jah. Aga kuidas see siis blow up'is lõpuks? Kas võime öelda siis, et esimene koostöö, mis sulle pakuti, et sellest sa said nagu selle laiema tuntuse ja siis tundis ka ajakirjandus lõpuks huvi? Minu meelest see esimesest koostööst niimoodi otseselt ei läinud. See esimene koostöö üldse oli väga selline, see, kuidas ta minuni jõudis, oli natukene või nagu väga huvitav, sest et mäletan, et me olin nagu Instagramis ja siis mulle viskas ette Yummy-kommide lehe. Ja siis ma vaatasin, et mingid orgaanilised pulgakommid asjad tahtsin endale ja vennale osta ja ma ei leidnud kuskilt nagu mingid nendel või mingid poodi, mis nad edasi müüksid. Ja oligi ainult e-poodi. Siis ma kirjutasin neile, et hei tere, et kas te kuskil poes ka müüte neid või ainult e-poes. Ja siis oli mingi, et nii tore, et kirjutasid, me pakuks sulle hoopis koostööd. Ja kuna mul ei olnud varem ühtegi koostööd olnud, siis oli väga selline mingi mis nüüd moment. Aga sellest tegelikult nendest saigi mul päris pikaajaline koostööpartner sellel ajal. 2-3 aastat vähemalt tegime koostööd ja see oli huvitav, aga ma isegi ei mäleta, kus see nii-öelda buum käis. Ma arvan, et võib-olla võis olla täitsa see, et kui Instagrami lisandusidki need storid ja ma sain nagu igapäevaselt lisada mingeid asju, mis ma teen ja ma mäletan, et siis hakkas rohkem neid jälgijaid tulema. Aga mul selles mõttes on endalegi mõistatusena siiani, et kuidas see nii-öelda, mis see fenomen oli, et miks inimesed üldse mind jälgima hakkasid või kus see nii-öelda jälgijate kasv niimoodi tuli.
Minu fenomen oli muidugi see, et ma hakkasin PewDiePie jälgijaid vastu jälgima ja siis mina sain selle nipi, et just sellega ma saangi kuulsaks. Aga nagu ma aastaid hiljem vaatasin, siis see ei ole võib-olla kõige ilusam pilt, et sul vaatavad kolmanda riikide kasutajad vastu, eks ole. Jah. Aga sa oled ka My Hits Awardsidel käinud samamoodi 12 või 13 aastaselt juba. Kuidas My Hits sinuga ühendust võttis algselt? Ohoh, sellele küsimusele on raske vastata. Ma arvan, et kuskil Instagrami sõnumite kaudu äkki. Ma niimoodi täpselt ei mäleta, aga jah, sinna ma ausalt öeldes täielik nagu musta auk on praegu peas, kuidas see nii-öelda protsess sinna My Hits Awardsile üldse oli. Ma mäletan, mul tuli mingi kutse vist või küsitigi, et kas ma oleksin nõus siis üle andma ühte nendest auhindadest ja loomulikult. Kui sa läksid jagama neid, siis selleks ajaks olid juba oma vanuste eeskuju või et just sellepärast sa olid nende kui esinduslik nägu või? See on hea küsimus. ma mäletan, et tollel ajal oli mul mingi 9500 followeri ja selle My Hits Awardsiga ma sain 10 000 täis kusjuures. Ehk siis see oli minu nii-öelda milestone'i saavutamine, aga võimalik, sest et tollel hetkel vist, Maria Rannaväli oli pigem kui YouTuberina, kõik need Sydney'd ja need olid ka pigem nagu YouTuberitena seal kohal ja Instagramis eriti minu vanust kedagi ei olnud, kes tegi ja ma usun, et võib-olla siis sellepärast mind sinna nii-öelda kaasati, et ka see nii-öelda sihtrühm ära katta. No, kui palju sa tolleaegsete YouTuberite või sisulujatega kollääbe või koostit tegite? Kas olid ka featured mõnes nende videos või postituses? Kui palju seda käis, kui üldse? Vist mitte, sest et minu meelest need YouTuberid tegid nagu omavahel kollääbe, et jah. Aga mis see YouTube'i sisu oli sul täpsemalt kirjelda seda, et tänasel päeval me ei näe seda, nüüd sa oled puhastanud kõik ära ja sul on pigem need reisivlogid ja kõik see esteetiline sisu? No minu üks video vist on mul meeles, mis on see mingi What's in my closet, eks ma näitasin lihtsalt mingid riideid oma kapis sõna otseses mõttes või ma panin vist mingi 2 erinevat outfit, aga need videod olid reast 3 minutit pikad, et nad ei olnud nagu mingid väga sisukad, pigem lihtsalt sellised, mis tegelikult nüüd võib-olla postitaks Instagrami Reelsi, aga siis ma otsustasin seda teha lihtsalt YouTube'i selline siit on format, et tere, mina olen Maria ja täna ma tutvustan teile oma riidekappi. Põhimõtteliselt, see video oli küll selle formaadiga, jah. Kui viraalseks see läks sinu koolis klassikaaslaste hulgas, nagu kas kõik fännasid sind või sa pigem ei tahtnud seda tähelepanu koolis, et sa ikkagi keskendusid kooliväliselt sellele ja koolis kõigest õppetööle? Ma päris täpselt ei tea palju, kuidas minu nii-öelda klassiõed, klassivennad siis suhtusid. Kindlasti ma arvan, et oli mõni seega, kes naeris ja vaatas neid videosid ja nii-öelda salamisi heitis. Samas mul oli päris palju sõpru, kes olid nagu toetavad ja neid pigem huvitas see, millega ma tegelen. Et selles mõttes kahjuks või õnneks mind väga palju teiste arvamusi ei mõjuta või ei, ma ei ütleks, et ei huvita, aga jah, ta ei oma mingit mõju otseselt mulle, kui on mingi negatiivne kommentaar, siis ma tean, milline inimene olen ja ma teadsin juba tollel hetkel seda, et kui mulle see asi meeldib, siis so what, mida keegi teine arvab. Küll aga, vahepeal ikka tulid mingid naljakad, mingid repliigid ja asjad videote pihta või mingid sisu pihta, aga ma eriti ei nii-öelda registreerinud neid enda ajusse, et ei olnud oluline tollel ajal. Ja kas vanemad tulid ka kaitseks välja? Ma mõtlen, et nad jälgisid ka ikkagi vahepeal, mida sa toodad sotsiaalmeediasse või YouTube'i? Mingit kiusamist otseselt ei olnud minu teada. Ja ainukene selline nii-öelda ebameeldiv kogemus, ma ütleks, oligi siis nende ebasündsate kommentaaridega, mis tulid vanematelt härrasmeestelt. Okay. Et sellega tegeles mul ema. Aga jah, rohkem mingid selliseid negatiivseid kogemusi mulle ei ole olnud. Aga ikkagi, mis oli veel see content, siis näiteks riidekapi tutvustuse ja räägi laiemalt, et mis selle ajal veel oli? No ma ikkagi pigem keskendusin Instagramile, et see YouTube oli selline üks faas, mis kestis võib-olla paar kuud ja siis ta läks
puhkusele. Aga Instagramis ma ikkagi hoogsalt postitasin igasuguseid pilte. Ma ei tea, käisin perega Weekend festivalil või käisin tantsuvõistlustel või ma ei tea, käisime kuskil Rabas matkamas, siis tollel hetkel oli ka musicali, seal hoogsalt tegin igasuguseid tantse ja videosid ja ma tean, et musicalis olidki igasugused mingid tantsud asjad ja need läksid ka suhteliselt nii-öelda peale pigem minu jälgijatele ja siis seal ka vaikselt jälgijaskond kasvas. Aga ma ütleksingi, et... Mina olen selline TikToki kasutaja, ma tean küll musicalist hästi, aga ma ei olnud kunagi selle kasutaja. Päriselt? Ei. See oli päris suur nagu šokk inimestele, kui see muutus TikTokiks üle ja siis oli selliseid vastakuid arvamusi selles osas. Ma mäletan seda hetke, inimesed arvasid, et nüüd on surnud see formaat. Aga vaata, kus tänaseks on see läinud, on ju. Ei tasu raamatut hinnata kaane järgi. Täpselt niimoodi. Kirjelda oma iluvõimlemist või tantsutrenni rutiini, et kuidas see siis ka kooli ja sisuloome kõrvalt välja nägi? No ma pigem ütleks, et ma ikkagi olen tantsija olnud, ma iluvõimlemisega või täpsemini rühmvõimlemisega tegelesin selline 4-5 aastat, võin eksida, aga midagi sellist. Ja ta oli pigem selle eesmärgiga, et lihtsalt mingi painduvust saada ja. Aga tantsimisega ma olen alates 4. eluaastast tegelenud ja esimesed selline 8-9 aastat oli pigem lihtsalt nagu käisin trennis, grupis, tantsisin ja nii käisin võistlustel, aga siis sellest järgmised aastad ma tegin seda justkui sellisel professionaalsel tasemel, showtantsu ja meil olidki trennid, ma nüüd mõtlen oma graafikut peas, ehk siis teisipäev, kolmapäev, reede, pühapäev, 4 korda nädalas. Ikkagi päris tihe. No jah, ja need olidki kõik mingid minimaalselt 2,5 tundi, et 2,5–3 tundi tavaliselt kestis trenn. Tihti olid nädalavahetuseti võistlused, kas siis Eestis või kuskil välismaal. Just mõtlesin tuua välja, et kas olid Open Cupid, kus esindasid välismaal ka Eestit. Ja oleme olnud, et mitmeid kordi tegelikult käinud, nüüd ma tulingi tantsutrennist ära, sest et kõike lihtsalt parasjagu ei jõua teha, aga need nii-öelda aastad olid väga seiklusrohked ja huvitavad minu jaoks ja kindlasti nagu väga palju arendasid mind kui inimesena, et kas või juba see, et aja planeerimine, et ma saaksin kõik asjad tehtud ja jõuaksin selle kõrvalt käia trennides, võistlustel, lisatrennides, kui vaja. Ja aja planeerimine tuleb väga kasuks sinu tänase päeva brändi puhul. Ma ütlen siis bränd kui kõik sotsiaalmeedia kontod ja sina ise kokku. Aga kes seda ikkagi hoomab? Ma saan aru, et algusest peale on perekond hästi tugev kui toetaja olnud, aga praegusel hetkel sa ikkagi haldad seda kõiki ise. Ja, no eks algus oligi see, et ma ju alustasin siis olin 10, Instagramist oli nagu lubatud alates 13. eluaastast, eks mul oligi mingi isa kasutajate asjadega kõik need asjad tehtud, profiilid. Et siis oli ikka see, et vanemad said silma peal hoida. Tegelikult nad väiksena hästi palju aitasid selle poolest, et nad kogu aeg sõjutasid mind ju Tartust Tallinna vahet. Ma mäletan, et ükskord oligi mingi Aidiili üritus Ülemistes, kell 11 õhtul hakkas ja ema lihtsalt ootas Ülemiste parklas nii kaua, kui mina käin üritusel, ehk siis mul see taustajõud on tõesti nagu väga tugev olnud. Ja siis oligi see, et kui mul oli vaja mingite videote või asjade filmimisel abi, siis nad alati olid olemas mu jaoks. Ja siiamaani siin viimased aastad olengi nagu, või tegelikult ma juba algusest peale olin suht iseseisev nagu mingite meilide ja asjade vastamisel. Ja siiamaani olen, et see nii-öelda traditsioon on jätkunud, et kui mul on vaja mingitel videotel kas nende nii-öelda kaasatust või siis abi filmimisel, siis nad on kohe olemas aitamas. Ja sa oled õpetanud oma perekonnaliikmed hästi välja, venna, ema, isa ka või? Vend on mul pigem sellisem tagasihoidlikum. Siis on nõus filmima, kui ta tahab mingi uut paari jalanõusid või mingit teksapükse või asju, siis ta tahab mingi, Maria, kas sul on abi vaja filmimisel? Siis ma mingi, okei, no ma mõtlen. Aga emps ja isa on mul ka selline pullivend, et talle meeldib nagu esineda kaamera ees ja mul tegelikult, ma olen tal boyfriendi ka välja koolitanud, et oskab Insta-pilte nüüd hästi teha ja kui on vaja, siis panen tema tööle. Ja väike õde on mul hästi selline tulesada, et ma arvan, et on suht minu moodi, meeldib selline tähelepanu ja esinemine, et siis tihtipeale, kui me mingi emsiga mingi pilte teeme, siis tuleb ka, et emme, tee minust ka pilti. Ehk siis ta on ka selline
võib-olla tulevane sisulooja, midagi ette talle ei ütle, aga kui ta tahab teha seda, siis ma kahe käega olen poolt ja toetan teda. Aga kas kõik teie perekonnaliikmed ei ole mitte juba sisuloojad, sellepärast et teil on ka eraldi perekonnakonto ja sa teed ka väga palju erinevaid koostöid, kus on siis näiteks sinu ema featured, et kuidas see jõudis? Ma arvan, et see tuleneski sellest, et kuna me perega oleme nagu alati olnud hästi kokkuhoidvad, me teeme hästi palju asju koos. No kas või see, et mu vanemad käisid Weekend Festivalil, võtsid oma lapsed kaasa. Me olime tollel hetkel, Robin oli äkki mingi 5-aastane või? Mina olin siis 12-13 ja teised lapsevanemad olid mingi, mis asja, mis teil mõttes on või arus on, et võtate lapsed peole ja mingi ise peate pidu panema ja nautima seda ju. Aga et nad ongi alati hästi kaasanud meid ja suhtunud meisse kui täiskasvanutesse, ehk siis meil see nii-öelda side omavahel on hästi tugev ja sellepärast, kui on mingid, ma ei tea, kas koostööd või videoideed, mis kuidagi tunduvad meie perele omased, siis ma alati nagu kaasan neid ka ja nad hea meelega on nõus aitama mind. Millised need koostööd on, mis ühendavad teid kõiki? No näiteks täna hommikul tuli Kaubamaja video välja, kus me käisime. See oli siis mitte nüüd esimene koostöö mu emal, aga üks esimestest, mis tuli nagu temale, mitte läbi minu. Oli siis, et käisime perega siis Kaubamajas, igaüks valis endale erinevatest poodidest mingeid meelepäraseid asju. Siis eelmine nädal käisime perega koostöö raames Saaremaal puhkamas, et tegelikult neid asju on. Et me pigem võtamegi need koostööd vastu, mis tunduvadki kuidagi meie perele omased, sellised nii-öelda loomulikult tulevad. Niikuinii, ma ei tea, me plaanisime minna vahel Saaremaale reisile, et miks mitte siis nagu võtta see koostöö vastu. Absoluutselt. Aga sinu iseenda koostöötegevused siis, et mille järgi sa valid neid iseenda kontodel? No nüüd sügisel ma olen veidikene kitsendanud seda valikut või seda nii-öelda mahtu, kui palju koostöö ma vastu võtan, sellepärast, et ülikool võtab oma aja ja tegelikult muud tööd ka, et kuna ma tegelikult sügisest alustasingi või hakkasin pakkuma ühele ettevõttele siis sotsiaalmeediakontode haldamist, siis see võtab ikkagi oma aja. Aga ma tihtipeale, kui ma koostööd nii-öelda läbi võtan, vaatan, mida pakutakse, siis ma mõtlengi, et kas ma oleksin ise selle toote kasutaja, kas see üldse pakub mulle huvi või teenus näiteks, et ma mäletan, et ja kas see on nii-öelda eakohane, et ma mäletan, et ma olin äkki mingi 15 või 14 aastane, kui mulle kirjutas mingi ala platvorm, mis oli Tinderi sarnane, aga eestlaste poolt tehtud, et kas sa tahaksid promoda meid ja mingi teha koostööd, siis mul oli ka mingi ei aitäh, nagu vaadake, kui vanamale ma isegi ei kasuta sellist asja, et mis on üldse inimestel arvus, kui nad nagu kirjutavad. Kas see launches ka või see oligi üks mustandi idee? Võimalik täiesti, ma isegi ei uurinud hiljem selle kohta, sest ma panin minust blokki isegi neile, sest hallo. Okei, no loodame, et sellest ei ole siis asja sündinud. Ma ei kujuta ette, kui paljusid nad tüütasid, on ju. Väga huvitav. Aga milline ikkagi on see töömaht, kui me räägime koostöödest, nendega suhtlemisel, siis lõpuks videote tegemine, kõik see produktsioon. No ta ikkagi on suhteliselt mahukas töö tegelikult, et tihtipeale tavainimene mõtlebki, et ma scrollin Instagramis, vaatan videosid asju, et see sisuloome töö ei ole mitte midagi. Et tihtipeale mingitel artiklitel ka kommentaarides on keegi kirjutanud, et mine päris tööle. Et mul on siin tunne, et inimesed ei saa aru, kui palju tegelikult aega ja nii-öelda mingid muid ressursse sinna alla läheb. Et jah, võib-olla ta ei ole nii raske kui mingi füüsiline töö ala maasikate korjamine, mida ma olen ka teinud ja saangi nagu tuua võrdluseks, et üks on ühelt poolt raske, teine teiselt poolt, aga kas või see, et sa peadki meilidele vastama, see juba, et lepite kokku sisuplaanid, kuupäeva, et siis sa planeerid, kuna sa saaksid filmimine, tegelikult tundub võib-olla isegi selline mahukas töö, aga see on võib-olla selline 20% sellest kogu lõpp-produktist. Ja siis kõik visuaalid, mis sinna juurde käivad ja mis sobituvad. Ja siis hakkab alles see eeltöö, et mõtled välja, mida sa üldse hakkad filmima. Näiteks, kui ma teen Goldtime'ile sotsiaalmeedia sisu, siis ma alati selline 1,5 tundi julgelt lihtsalt scrollin ideid, valin välja, mõtlen, et mis järjekorras, mida teen, mis ehteid, mille jaoks vaja on. Et kogu see eeltöö on selline,
70% ja siis järgmine ja viimane, käid filmid ära, siis viimane on see monteerimine ja siis veel postitamine ka. Et see tegelikult kõik võtab oma jagu aega ja nii-öelda energiaressurssi ja tihtipeale, kui tahad mingeid ilusaid pilte või asju toote jaoks, siis käid poes, ostad, ma ei tea, kodudekot või lilli juurde, see on nii-öelda materiaalne ressurss, mis läheb juurde ja et nendele vanematele inimestele sinu arust tuleks kuidagi mõtestada niimoodi, et tänapäeval ongi sisuloome kui eraldi ametipost. Et ütleme niimoodi, et kui nende arust see käib nii lihtsalt, et vaatad sama kiiresti video ära, kui sa teed seda sisu, siis tegelikult see ei ole üldse selline. Ei ole jah, aga selles mõttes, et ma mingis mõttes saan ka aru sellest vanemast generatsioonist, see on uus asi, nende jaoks on meie jaoks ka ju tegelikult suhteliselt värske nii-öelda teema, üldse sisulooja kui amet, et sellised nii-öelda sellised uued muutused võtavadki aega, et kohaneda ja läbi mõtiskleda, aga ma arvan, et see on meie uus reaalsus lihtsalt. Ja kes teab, võib-olla enamus läheb sellega ikkagi kaasa, kuna tehnoloogia näitab, et väga palju kolib ju sotsiaalmeediasse ja üleüldse ju reklaamid ja kõik jõuavad firmadesse. Juba on jõudnudki ju põhimõtteliselt igale poole, et paratamatu arengufaas. Tuleme siis sinu ülikooli ja õpingute juurde uuesti. Sa lõpetasid muidu Miinaärma gümnaasiumi ära sel aastal, on ju? Tõsi jutt. Kas kuldmedaliga? Ei, ma ei tea, ma enne mainisin ju, et sa mainisid küll, jah. Selles mõttes ma ütlen, et ma lõpetasin tulemustega, millega ma olen rahul. Selles mõttes ma pingutasin, need ained, mis ma teadsin, mis mul on tugevad, need ma sain 5 ja matemaatika, keemia, füüsika, ei ole minu teema, et need ma sain ka ilusti kõik tehtud selles mõttes, aga ega ma ei seadnudki endale mingit sellist piiri, et ma pean mingi full kuldmedali või hõppemedaliga lõpetama. Küll aga ma mäletan seda, et kui ma läksin gümnaasiumi, ma põhikoolis olin suht viieline selline, et kõik peab olema nagu hästi ja kui ma esimese 2 sain matemaatika arvestuse gümnaasiumis, mul oli selline breakdown, ma olin mingid appi, ma olen täielikult nagu läbi põrunud, ma ei ole mitte keegi, mis mul viga on, et mis mul valesti on, kuidas ma ei saa hakkama, aga siis ma vaikselt kohanesingi ja saingi aru, et gümnaasium on nagu hoopis teine klass kui põhikool ja sellel on rohkem nii-öelda, ongi see aja planeerimine, sest ma mäletan, esimesel arvestusel läksin ka niimoodi, et hakkasin päev ennem õppima, mõtlesin, et see on nagu kontrolltöö, aga ei olnud. See esimene 2 põhikoolis, kas see oli otse tempe? See oli gümnaasiumis. See oli gümnaasiumis, okei. Just ma ütlen, mul oli ka võib-olla põhikooli lõpus, et kui meil veel päevikud olid moes, et siis kui see 2 tuli ka minul ükskord, siis ikkagi oli piinlik võib-olla vähem, aga rohkem breakdown, et kuidas sa seda seletad vanematele? Selles mõttes minu vanemad olid alati nagu hästi mõistvad, üldse on vanematega väga vedanud, aga selles mõttes minu ema oli ka selline, et isa eriti palju kooliasjadesse nagu ei sekkunud, sest et endal ei olnud ka nagu kõige lihtsam see koolitee, et siis pigem oli ema see, kes nagu push'is ja hoidis silma peal meil. Ja siiamaani Robiniga õpib mul väikse vennaga. Aga et kui mul tuligi näiteks, ma tean, et mul oli inglise keel, oli sellisem nõrgemaine põhikoolis, siis EMS kohal, et võtame eraõpetaja, võtsimegi eraõpetaja, sain järele tagasi ja siis läksin inglise keele Kolaku gümnaasiumisse. Et ta selles mõttes, et kui ta nägi, et mingi selline väike murekohak on tekkinud, siis ta üritas kohe lahendust leida, et ta ei olnud nagu pahane mu peale, sest et ta teab, et ma ju käin trennides, asjades, tegelen sotsiaalmeedia kõige kõrvalt, et nii-öelda mul on palju asju kandikul, aga et siis lihtsalt, et okei, et nüüd võta natuke aega maha ja teeme kooli eest korda. Ja võib-olla sellepärast mul kaasa nii-öelda endal tekkis ka see kohusetunne, et kõik asjad peavad koolis korras olema. No ma tunnen, et kohusetundega on sul siis pigem hästi ja nüüd sa ju said ka ülikooli sisse, on ju, reklaamisuhtekorraldusse. Kas sa kandideerisid veel mõnel erialal? Ja, ajakirjandusse. Kuidas sealsed katsed välja nägid? Saan kohe võrrelda iseendaga, sest et kaasa arvatud mina ju olen. No mul oligi see, et gümnaasiumis, ma olin tegelikult 8. klassis vist ära otsustanud, 8. 9. et mina tahan BFM-i minna õppima ja ma ei tea, kas tollel hetkel ta oli siis nagu reklaam ja suhtekorraldus olid eraldi
või nad olid juba koos, aga igatahes ma teadsin, et reklaam on see, mida mina õppima lähen juba 8. klassis. Ja siis kui 12. mul oli hästi lihtne oli ka nagu 12. lõpus, ma teadsin juba, mida ma teha tahan. Tihtipeale teistel oli see etappi, mida ma õppima lähen ja niimoodi, aga mul ei kindel. Ja siis 12. aga mul hakkasid tekkima ka muud mõtted, et ma mõtlesin riigiteaduse peale, sest et mind tegelikult väga huvitab poliitika ka. Mitte selles mõttes ma mingi haridusministriks tahaks kandideerida, aga ikkagi huvitab. Aga poliitiliste küsimustega tegeleda ja võib-olla noortele seletada lahti. Jah, just pigem nagu noorte teemadel. Ja siis see nii-öelda mõte mul vaikselt pulbitses ajus. Siis tuli ka mõte ajakirjandus, sest et kui ma nii-öelda arutasin teiste inimestega, vanemate inimestega, et tahan reklaami minna õppima, siis oli suhteliselt vastakaid arvamusi, et mõni väga toetas seda, oligi, et see on nii sinu eriala. Jah, et tegeled turundusega kõige sellega. Aga siis just võib-olla mingid turunduse inimesed ise olid, et sul oleks igav selle erialal, et vali midagi, mis on nagu täiesti uut tahad õppida. Et kui sa lõpetad selle eriala ära, et siis sul ei ole mitu väljundit, et siis pigem on see üks konkreetne suund ja see annab reklaamsuhtekorraldus. Ja oligi see, et mul justkui, et ma praktikas olen seda kõik läbi teinud, mis ma seda teooriat nagu tühja kuulan põhimõtteliselt. Aga siis ma olingi niimoodi, et kui oli aeg avaldused esitada erialadele, siis ma panin ajakirjanduse ja reklaami ja suhtekorralduse. Mõlemad katsed olid samal päeval, see essee niimoodi, et ma tegin ühe ära ja siis vaatasin ukse taga ja siis läksin uuesti sisse ja tegin teise. Samas saalis ka. Ja ma mäletan, et ajakirjanduse tegelikult, ma kirjutamises, ma ei taha kuidagi nagu, kuidas ma ütlen, tunnustada ennast siin liialt, aga ma kirjutamises olen suhteliselt pädev. Kui ma kommenteerin ka siia vahele, siis samamoodi ma tundsin, et kui sul on tegelikult mingi eelis eesti keeles või kirjanduses ja sul see loomingulises on suurem, et siis see kahtlemata aitab esseedel ja essee kirjutamisel just katsetel. Ja mul esseede kirjutamine läks väga hästi. Ma sain ajakirjanduse essee vist olid maksimumpunktid või? Ehk siis, see läks hästi. Ja reklaamis ma sain isegi sees vähem, ma mäletan. Ja siis tulid vestlused. Ja tollel hetkel ma olin täiesti kahe vahel, et appi ma ei tea kumba eriala ikkagi siis minna, et ajakirjandus tundub ka selline põnev asi. Ja kindlasti see on see eriala, mis on nagu kasulik igate piti, et see nii-öelda sõnadega mängimisoskus ja kõik selline. Absoluutselt ja mitte võib-olla ainult see. Ja siis läksin vestlusele ja õnneks vestlusel ma sain kohe aru, et ühe eriala ma pean välistama, sest et ma käisin reklaamivestlusel oli nagu väga tore, kuidagi hästi sinna positiivne kogemus ja siis tuli ajakirjanduse vestlus ja siis ma olin seal nii-öelda paneeli ees ja põhimõtteliselt lihtsalt röstiti läbi. Selles mõttes ma täiesti saan aru mingitest nii-öelda murekohtades, mis neil oli, sest et seal tuli välja, et ma olen sisulooja ja siis hakati seal neid paralleele tõmbama. Nad teadsid su tausta juba, aga nad ei maininud seda või? Ma isegi ei oska öelda, sest et see kuidagi tuligi nagu nii äkits, et ma alguses rääkisime üldse sellest, et ma olin nii-öelda eelmises nüüd Tartu linna noortevolikogu koosseisus, ma olen noorte teemadel nagu noortega nii-öelda tegelenud ja selles valdkonnas olnud ja et noorte teemad mind huvitavad ja nii-öelda sellepärast võib-olla ma siis ajakirjanduses keskenduksin ka võib-olla mingile sellisele valdkonnale. Ja siis äkitselt tuli nagu, ma isegi ei mäleta, aga siis see sotsiaalmeedia sisse ja sisuloome ja siis mul oli nagu see, et üks nendest mitte üldse, et kuidagi kooli maha teha ja niimoodi, et nad peavadki ju selekteerima, aga üks vist ütleski veel, et ma nüüd kiusan sind küsimustega ja siis sa oled seal lihtsalt mingi okei, mis ma nüüd teen ja kui mina toon oma ajakirjandusvestluse, siis nad samamoodi panid nagu otse külma vette, et nad ei öelnud kunagi välja seda, et millest me hakkame rääkima, vaid ütlesidki näiteks, et võtame mingisuguse olukorra sotsiaalmeedias, kus on nüüd selle looga ajastamine ja tekib konflikt, on ju. Mida sa teeksid selles olukorras? Siis ma mõtlesin 5 sekundit ja ma mõtlesin, et ma ei tohi mõelda rohkem ja siis ma ütlesin ja ma ei tea, kuidas mul läks, aga ma tean, et ma sain vestlusest edasi. Nii et paratamatult paralleele saab tuua vist. No mul vestlus on nii hästi läinud. Ma selles mõttes ma jäänud sellest lävendist kaugel, võib-olla paar inimest olid äkki mulle ees. Aga jah, et kui ma sealt vestlust välja tulin, siis ma sain aru, et et ma tahan reklaami, ma ajakirjandusse ei taha ja et läheb, kuidas läheb, aga mul väga hästi seal, ma juba teadsin sisemusest ei läinud, siis ma mingi nutsin ja värki. Aga paratamatult sa said reklaami sisse. Nii palju, kui sa oled nüüd loengutes käinud, mis on siis need 3
kuldreeglid turunduses. Oi! Kas oskad mulle nimetada juba? Niimoodi külma vette pannakse kohe. Absoluutselt. Issa, meil selles mõttes meil turundused nii-öelda tund, see on üldse niimoodi, et me oleme praktiliselt teemegi turundusplaani, et ta ei ole olnud selline teoreetiline, ta on olnud suht praktiline, et me olemegi grupitööd terve aja teinud. Ja ma sulle kohe 3 niimoodi öelda ja ütlema ei hakka, sest et pärast mingi, ma ei tea, keegi targem inimene vaatab ja mis see veel räägib. Aga mis ma näiteks selles turunduse tunnis olen õppinud, ongi see, näiteks üks asi küll, mille peale ma täna mõtlesin, et kui sa nii-öelda tuled oma ettevõtte või brändi või asjaga välja või mingi tootega, siis igat toodet tuleb eraldi turundada. Mis mingis mõttes oleks olnud nagu elementaarne teadmine minule, aga ma ei olnud kunagi seda niimoodi läbi mõtestanud, et iga asja jaoks eraldi nagu turunduskampaania. Kas sa näed seda, mida sa oled teinud aastatega sisuloome juures, et see peegeldabki seal teoorias välja, aga sa ei ole kunagi lihtsalt osanud seda rääkida? Jah, ma ütleksingi, et võib-olla miks ma nagu õnnelik olen ka, et ma ikkagi läksin sinna erialale, on see, et ma saan praegu nagu need teoreetilised teadmised või ma saan kinnistada seda praktikat teooria põhjal. Ja et kuigi enamused on päris tuttavad, siis on ikka nagu hea teada, et kuidas ma võib-olla mingis olukorras oleksin saanud paremini käituda või mingid, ma ei tea, olukorda paremini lahendada just nagu reklaami või turunduse võtmes. No, näidaku siis aastad veel, mis tulevad. Aga sul oli vahepeal postitus või story ka, et sa oleksid ääre pealt Tallinnasse kolinud, aga just siis vist poissõbra pärast Tartusse. Ma tegelikult kolisin 2 nädalaks Tallinnasse, aga siis ma ikkagi otsustasime Tartu jääda, sest ta sai Elvas nii-öelda jalgpalli trennikoha. Tollel hetkel ega ta nagu lihtne otsus minu jaoks ei olnud, sellepärast, et mul oli kogu aeg mingi nagu selline justkui American Dream, aga Tallinnast. Võib-olla mingi maaka Tartu värk, aga... Ei kujuta ette, ma ise olen tallinlane ka. No võt, aga ma ei vaata ülevalt olla. No ma vaatasin, siin on kõik ägedad poed, siin on Saara, siin on kogu elu käib, Tartu on pigem siin rahulik. Ma kujutan ette jah, et Tallinn on selline metropol. No ongi, jah. Mujal Eestis ei ole elu nii suur. Kui oledki väikse linna tüdruk, siis saad aru sellest fenomenist. Aga siis mul oligi kogu aeg see, et kindlasti mul on tööga lihtsam, siis kooliga. Ja sul on sessioonõppe ka, eks ole? Ja, osakoormusega ja sessioon, aga vaadates kalendrit, siis see ei ole üldse kuidagi nii-öelda... igatahes väga palju on neid tunde, iga päev on kool. Okei, esmaspäevast reedeni ikkagi ei pead olema vähemalt ühes. Aga selle Tartu tagasikoolimisega oligi see, et ma tollel hetkel, mul süda ütles, et okei, et proovi ära. Mis on kõige hullem, mis juhtuda saab, et niikuinii sõidab bussiga, sõitsid gümnaasiumi ajal, sõidad nüüd ka, et ei võta tüki küljest ära. Ja nüüd, kui ta läks kaitseväkke, siis ma sain aru, et okei, et elul olid omad plaanid selle kõige jaoks ja pigem on hea, et ma Tartusse jäin, sest et mulle vanemad on reast mul nagu üle naabrid. Et ma elan eraldi neist. Sul on nii lihtne nagu läbi käia. Ja ongi see, et näiteks kui ma õhtuti koju hilja jõuan, siis mu ema teeb tihtipeale söögi, saadab isaga, kui mulle bussijaama järgi tuleb, saadab söögi mulle ja elu nagu lill, ütleks niimoodi. Peaks küll ütlema. Lähme edasi. Puudutame natuke noorte teemat, et kuidas sina tunned? Mina näen niimoodi, et noored vaatavad sisu ja mõtestavad TikToki ja Instagrami, kui et see ongi uudiste platvorm eraldi, kui et muidu meil on ERR Postimees ja need uudised. Paneb see sind tundma, et ka sisuloojatel on siis oma vastutus selles, mis nad välja ütlevad, sest et nad kasutavad ju sotsiaalmeediat. Kindlasti ja ma arvan, et nii-öelda, mida aasta edasi seda olulisemaks sisuloojatel just see nii-öelda või seda suurem vastutus neil on, sest et me ei saa midagi teha, et see nii-öelda noorem generatsioon ka nüüd tuleb sotsiaalmeediasse ja nende jaoks ongi just kui see nii-öelda info nii-öelda portaal, kus nad saavad kogu nii-öelda vajaliku... kogu meedium. Ja, kogu meedium selles mõttes, et nad on ju telefonis kogu aeg. Ma näen kas või oma venna pealt, et ta uudiseid praktiliselt ei jälgi, vaid lihtsalt vaatab TikTokis ja mingi, sa kuulsid seda või. Et seda enam on minu meelest oluline sisuloojatel nagu mõtestada lahti, mis infot nad edastavad.
et ma käisin nüüd septembris, käisingi seal Strasbourgis Euroopa Parlamendis ja meil oli tegelikult üks nii-öelda töötuba või kohtumine ka siis teemal valeinfo levik ja mis nii-öelda roll on just sisuloojatel selles. Ja see ongi tegelikult probleem, sest et vahepeal inimesed, üks asi on see, et sa vaata kogemata nii-öelda levitad mingit valat asja või panid, ma ei tea, kas või hinnaga natukene mööda, kui sa mingit, ma ei tea, asja kajastada niimoodi, et ikka juhtub. Aga teine on vaata siis sihilikult see nii-öelda valeinformatsiooni edastamine. Et ma tunnengi, et seda enam on endal oluline fakte kontrollida enne, kui midagi postitad. Kriitiline mõtlemine. Ja kriitiline mõtlemine, mida meile tegelikult ju koolis õpetatakse juba väiksest peale. Aga võib-olla ikkagi märkus ka õppekavadele ja nende koostajatele, et võib-olla seda ei ole nii palju pandud sisse õppekavadesse ja et noored ikkagi ei oska seda läbi näha, just nimelt sisu, valeinfot. Mul tegelikult sellega on nagu hea paralleel tuua, et mul gümnaasiumis, kes oli siis selle aasta kirjandusõpetaja, oli minu nii-öelda eesti keele ja kirjandusõpetaja. Tema, ma mäletan juba 10. klassis toonitas seda, et tema ülesanne on meid kriitiliselt mõtlema õpetada ja me päris tihti tegime mingeid ülesandeid kaugseid, mingid tekstid ja nagu oligi see, et kuidas sa siis sellesse teksti suhtud niimoodi. Et ma arvan, et see oli tema poolt nagu väga tänuväärt töö ja et nii-öelda sihilikult lasi meil analüüsida ka mingid sellised tekste ja seetõttu ma arvan, et mul endal on ka nagu, kui ma mingid uudiseid või asju loen, siis päris kõike nii-öelda kohe tõe pähe ei saa võtta. Ja ma pigem ütleksingi, et see nii-öelda ebakorrektse info levitamine nagu suurem probleem on TikTokis, sest et ma siin vahepeal ise olen ka ringi scrollinud ja viskavad ette mingid, meil täna viskas teie see ka, mis te panite hommikul sellest Noored Viitsi või? Ja seal oli see üks postitus sellest, mis infot praktiliselt jagatakse, vaata. See üks, ma ei tea, kas ma ei hakka nimesid välja ütlema, pärast mulle tulevad mingi kohtukutsed ja hagid, aga see ei pea ütlema. Aga praktiliselt ma vaatasin selle inimese videot, kus ta nii-öelda ütleb, et aitäh, ma sain tänu Putinile oma töö tagasi. Et siis need asjad on ka veidikene sellised, kui sul ongi seal noored inimesed, kes seda sisu tarbivad, nad ei mõtle kriitiliselt ka veel võib-olla, siis nad jäävadki võib-olla sellist asja uskuma ja hakkavad sellist infot edaspidi ka levitama oma sõpradele. Kui rääkida sisuloojatest, kui eetiline on see, et nad kasutavad sellist ebasündsat sõnavara ja siis sellega mõjutavad oma jälgiskonda, ütleme nii, et kui üks pool on võib-olla siuke neutraalsem ja jälgib ka seda üldist võib-olla ajakirjandustava siis ka sotsiaalmeedias, ja siis teine on impulsiivne võib-olla ja rohkem emotsioonidega mängib. Kus see eetika piir jookseb siis ikka sinu arust? Ma arvan, et see eetika piir on tegelikult igal inimesel erinev, kuidas tema enda jaoks selle lahti mõtestab. Mina ise aga olen selline ja endale pannud ka selle, et mitte et ma teeks seda nagu palju tavaelus, aga näiteks sotsiaalmeedias ma ei ropenda, sest see on nagu see, mida ma ei taha, et millega minu jälgijad mind seostaksid. Ja kuna paratamatult mind jälgib ka suur hulk nooremaid inimesi vanuses mingi selline 13 kuni 15 ja sealt edasi, siis neile jäävad ka ikkagi külge mingid asjad, mida sisuloojad teevad ala, et kui ma ei tea, käin trennis, see on nagu positiivne näide, et käingi trennis ja nii-öelda olen aktiivne, siis ma tean, et mulle tuli ka vastu ka ja et ma läksin sinu pärast tantsutrenni ja mulle väga meeldib see. Samas, kui sa teedki jällegi mingit negatiivset asju, ma ei tea, promod alkoholi niimoodi, see jääb ju noorte see mulje, et see ongi äge ja see ongi okei, et siis sealt võetakse ka mingid mustrid üle. Võib-olla su jälgijad ootavad ka siis, et sa lähed seda rada edasi ja siis sellest kujuneb välja see suund, mida sa siis eelnevalt teed. Et ma ei tea, kui sihikindel peab olema selles, mida sa teed, aga lõppude lõpuks ma saan aru, et sa pead ikkagi teadma, mis on need võimalikud mõjud siis ikkagi ja tagajärjed inimestele, kes vaatavad.
ei no sellepärast ma alati nagu vahepeal isegi, kui mul on endal nagu veidikene selliseid küsimärke mingi sisuga, mida ma nii-öelda toodan ja võib-olla hakkan postitama, siis kui ma tahan mingit kinnitust, et kas see on nagu okei, ma siis nii-öelda kinnitan selle üle, kas oma emaga küsin üle, et kas see on nagu kaheti mõistetav või kuidas üldse, või siis näiteks mingi kliendiga, sotsiaalmeedia koostööpartneriga. Ma kujutan ette eriti, kui sa olid ka alaealine, on ju, et siis paratamatult sa uurisid üle, et ei tekikski konflikti. Jah, no ma mäletan, praegu tulebki nagu näide sellest, et siis kui see oli ka vist äkki selline 13-14 aastane, et olid ülipopulaarsed raudteel tehtud pildid. Kõik poseerisid seal raudtee peal, käsi mingi niimoodi ees, siis paratamatult sa oled selles eas suhteliselt mõjutatav, et kui isegi see negatiivne nii-öelda kommentaar või märkus minu pihta mulle midagi nagu haiget südamele ei teinud, siis ikkagi, kui sa vaatasid, et sõbrad või keegi teeb mingit, ma ei tea, pilte või asju või tundub mingi asi äge või mingi trend, siis ikka tahtsid natuke, ma ei tea, sellele rongile peale hüpata, et ma teen ka siis äkki raudteel pilti. Ja kui ma selle ideega emme juurde läksin, siis ta nagu ilusti võttis aja, selgitas mulle ära, et see jätab teistele inimestele võib jätta väga vale mulje ja siis seda pilti õnneks ei tulnud ka, kui ma nüüd tagasi mõtlen. Moraal on võib-olla siin ka ikkagi, et lapsevanemad las sekkuvad, mitte nii otseselt, aga ikkagi kõrvalt teavad, millega siis näiteks nende laps tegeleb sotsiaalmeedias, eriti kui ta on aktiivsem. Ja ma mõtlengi, et see nagu vanematega suhtlemine minu meelest nagu nii oluline, eriti nagu noorel, sellepärast, et meie emotsioonid erinevates vanustes on erinevad, see, kuidas me mõtleme, meie ajukeemia, et mind on väga paljudest, ma arvan, ma ei taha öelda, et vaimse tervise probleemidest, aga lihtsalt nii-öelda vaimse tervise mõttes on nagu väga palju mind aidanud see, et ma saan oma emale kõigest rääkida ja nagu ta on alati olemas ja annab nõu, kui on vaja. Et ma tahan ka nagu noortele südamele panna, et see ei ole nagu kuidagi tabu rääkida oma vanematega ja vanematele enda probleemidest või tunnetest. Sa ei ole üksi oma murede probleemidega. Et see on hästi oluline ja kui isegi vanematele ei saa rääkida, siis mõnele nii-öelda usaldusväärsele isikule. Et kas see käib siis sotsiaalmeedia kohta või üldse mingitel muudel teemadel? Ja vaimse tervise ja nüüd siis tegelikult ka meeste vaimse tervise kuu põhjal, et ärge olge üksi, et ulatuge ka teisteni välja või vaadake teisi, kes ei ole võib-olla, ei taha jagada siis kõike. No siit jällegi see, et mul endal nagu noormees eluaeg ongi tegelenud spordiga ja tal näiteks eelmine sügis oli väga selline must periood, ütleks niimoodi vaimse tervise koha pealt ja ta tegi väga selliseid lolle otsuseid, mis ta ise pärast nagu kahetseb ka. Mitte, et mingit cheatimist ega midagi ei olnud, vaid lihtsalt nagu ise tegi mingid selliseid nagu otsuseid kas või spordialaselt või mingid muid asju, mis nagu talle endale lõpuks ei meeldinud, aga see tuleneski sellest, et ta ei rääkinud nagu oma tunnetest ega emotsioonidest, et see ei ole see, et ainult nagu naised peaksid rääkima enda emotsioonidest. Vaid ka mehed võivad samamoodi nutta, naerda, emotsioon. Jah, et me oleme selles mõttes võrdväärsed ja kõigil peaks olema see inimene, kellele nad saaksid nagu tugineda ja rääkida mure korral. Ma tahaks ka nõustuda, et mehed ei pea tundma, et nad ongi alfaisasid ainult. Minu meelest nagu eriti praegusel ajal on TikTokis väga nagu kuidagi huvitav see, et kas on see, et mehe omamine või boyfriend'i omamine on nagu cringe, imelik ja teine on see, et siis need mehed seal on nagu hullult mingid alfad üritavad olla või sellised isased, mis on kõigega hakkama. Ja minu arust see Andrew Tate'i isiksus on ka tegelikult väga suurt peapesu teinud ikkagi 13-14 aastasele poistele, et nad näevadki seda eeskuju ja siis selle eeskujuga nad lähevad siis kui nende esimene võib-olla tõsisem suhe tuleb, lähevad selle imidžiga peale ja eks ole, mis on siis see mõju ja tagajärg on ju, et tuleb alati asja vaadata mitme poolega. Minu meelest see Adolescence Netflixis oli ka nagu väga hästi käsitles seda teemat ja seda mure kohta, aga ikka mul, kui ma vaatasin, mis tagasisidet tuli nendelt poistelt, kes on nii-öelda mõjutatud sellest Tate'i väljaütlemistest ja imagost, siis sain tunne, et kas nad ei vaatanud seda seriaali või nad ikkagi on lihtsalt nii südamlikud fännid ja mõtlevad, et see on nagu okei,
kuidas nii-öelda käituda. Sama paraleel nagu ajakirjandus, siis trollid ei lõpeta kunagi eksisteerimist. Ja. Alati on sõna võtta. Kuule, kus sa näed ennast lähitulevikus ikkagi? Jätkad sa seda sama rada, mis sa praegu teed? No ma saan aru, et kool on ka muidugi, tuleb lõpetada. Jah, kool tuleb lõpetada, see on prioriteet number 1 siiani, aga no ma ütleks, et ma tahaks ikkagi sellises sotsiaalmeedia või mingis loomavaldkonnas edasi tegeleda, et keemia, matemaatika, füüsika ei ole minuga eriti head sõbrad, ehk siis seda teed pidi ma ei karda, et ma lähen. Aga ma tunnengi, et sellised nii-öelda sellised väljundid, mis lasevad mul olla loovad ja iseennast sinna sisse nii-öelda natukene panna, need ikkagi mul tulevikus on ka olemas ja ma tunnen, et sotsiaalmeedia on just selline väljund, mis laseb mul olla mina ise, ma saan seal olla loominguline, mõelda asju välja, kuidas ma ise teha tahan ja ma lihtsalt loodan, et see nii-öelda nii ka jääb. Loodan seda näha ka siis samamoodi sinult sotsiaalmeedias ja jätka siis ikkagi YouTube'i videote tegemist ka. Et siis on see ilus pool ka, on ju, et inimestele meeldib reaalsusest põgeneda. No ma loodan. Ma usun seda. Aga no selles mõttes selle ilusa poole ka mina vähemalt oma sotsiaalmeedias olen alati üritanud olla suhteliselt läbipaistev, et jah, päris kõike ei näita ka ja ma arvan, et kõiki tahaks kõike näha, aga ikkagi miite emotsioonide või siis tegemiste koha pealt ka, et ma tahan olla võimalikult aus nendega ja et kindlasti ilusaid pilte on tore vaadata, aga ma usun, et selle taga peab mingi selline sisu ka olema ja päris elu. Just. Ja selle sotsiaalmeediaga mul tegelikult tuli see ka meelde, et mis ma tunnen vähemalt tööelu koha pealt, mul on mingit viisi nagu see impostor syndroom, et kui sa ise oled sisulooja, ma ei tea, kuidas teistel on, aga vähemalt vaadates teisi sisuloojaid ja nende sisu, kontot, asju, siis mul kogu aeg nagu mõtlen peas, et oh my god, nad teevad nii palju paremini, neil on nii palju ägedama videod ja niimoodi. Ja siis paratamatult tekib see, et kui ma olen ju päev otsa telefonis, teengi sotsiaalmeediat ju seal, mis tegelikult on mu töö, siis mul ikka päeva lõpuks on see tunne, et ma ei ole justkui nagu mitte midagi teinud. Et see on nagu ohtlik asi, mis tekib sotsiaalmeedias, nii-öelda sotsiaalmeedias töötades või selles valdkonnas olles. Ma ei tea, kas kellegi on veel seda. Võib-olla siin saab ka tuua erinevat mingi erialade ja ma ei tea, muusikaga näiteks paralli, et kui tekib võrdlusmoment, aga siis ise tunned võib-olla imposterina. Jah, et kõik teised on palju produktiivsemad ja ägedamad. Et ma ei taha nagu endas ka seda muljet jätta, et ma on nüüd nii palju asju ja nii teha graafik ja mingi, et sa pead ka selline olema. Aga mul on ka nagu selliseid lebomaid päevi ja siis on jällegi sellised päevad, kus ma olen nagu tegusem ja produktiivsem. Et see on täiesti okei, kui sa ei tegele 10 000 erineva asjaga, et see on täiesti okei, kui sa tegeled ühe asjaga ja teed seda väga hästi. Et seda ka, et noored kuidagi ei nii-öelda võrdleks ennast sellega, mis toimub sotsiaalmeedias ja siis nii-öelda sisesta endale, et kuidagi, et ma olen kuidagi vähem väärt seda, kuigi ma ise seda tunnen, aga lihtsam öelda, kui teha selles mõttes, et ma saan ise ka sellest täiesti aru. Maria, väga meeldiv oli sinuga vestelda ja aitäh sulle saatesse tulemast. Aitäh kutsumast, mul oli samuti väga tore. Ja see oli Noored ei viitsi vaikida järjekordne episood. Olge meiega ikka kursis. Tšau!